Järgmine teema on siis tõrjes terve käe kasutamine, ehk siis kõik need löögid, mida me tahame, et läheksid turvaliselt üle võrgu, milleks tõrje kahtlemata on, rabakutõrje üksikmängus, siis oleks mõistlik kasutada tervet kätt, selle asemel, et lüüa randmega. Kulla treenerid, kutsun neid asju oma õpilastele kas või 100 korda meelde tuletama, et need saaksid paika.